Miks kullal kasutatakse karaatide nimetust ja mida karaadid tähendavad? Räägib insenertehniline detail. Kas oled kunagi jäänud imetlema kuldtehet või mõelnud selle hinnalise metalli väärtuse peale, mis on juba aastatuhandeid olnud rikkuse ja võimu sümbol? Kuld on meie elus mitmel kujul. Abielusõrmustena, medalitena, investeerimiskangidena ja isegi tipptasemel tehnoloogiates. Aga kui räägitakse kullast, tuleb alati jutuks ka karaadid. Kas oled sellele kunagi mõelnud? Miks kullal on selline karaatide nimetus ja mis veelgi olulisem, mida need karaadid täpselt tähendavad? Kuld oma puhtal kujul on uskumatult hästi vormitav metall, nii pehme, et seda oleks raske kasutada enamikus praktilistes rakendustes. Näiteks ehted, mis peavad igapäevasele kasutusele vastu pidama. Seetõttu segatakse seda peaaegu alati teiste metallidega. Aga kuidas me mõõdame selle kulla puhtust, mida me igal pool näeme? Ja just siin tulebki mängu karaatide mõiste. Kui me räägime kullast karaatides, siis peame silmas selle puhtust ehk siis puhta kulla osakaalu metalli sulamis. Seda puhtust mõõdetakse skaalal, mille aluseks on arv 24. Kujutage ette, et ühe eseme kogu kuld jagatakse 24 võrdseks osaks, kus iga osa tähistab üht karaati. Mida tähendab siis kuld? 24 karaati tähendab, et sellest sulamist koosnevatest 24 osast on kõik 24 puhas kuld. Protsentuaalselt loetakse 24 karaadist kulda 99,9% puhtaks või isegi enamaks, olles kaubanduslikult kõige puhtam saadaolev kuld. See on kuld oma kõige loomulikumas olekus, enne kui seda on segatud mõne teise metalliga. Nüüd räägime 18-kraadisest kullast, mis on ehetes väga levinud. Kui sa arvasid, et selles on 18 osa puhast kulda ja 6 osa teisi metalle, kokku 24-st siis, arvasid sa täiesti õigesti. See tähendab, et 18-kraadine kuld sisaldab 75% puhast kulda, mis on 18 jagatud 24-ga ja korrutatud 100-ga. Ülejäänud 25% koosneb teiste metallide sulamitest nagu vask, hõbe, pallaadium või tsink. Neid teisi metalle ei valita juhuslikult. Neil on olulised funktsioonid, näiteks annavad nad ehtesele suurema vastupidavuse ja kestvuse. Kuna puhas kuld on väga pehme ja võib samuti. Need võivad mõjutada kulla lõplikku värvi, luues erinevaid toone, näiteks valge kuld koos pallaadiumi või hõbedaga või roosa kuld, milles on rohkem vaske. Aga miks mitte kasutada ainult 24 karaadist kulda, kuna see on väärtuslikum? Vastus on puhtalt praktiline. Nagu ma mainisin, on 24-karaadine kuld äärmiselt pehme ja kergesti vormitav. Sellest valmistatud ehe oleks igapäevasel kasutamisel väga vastuvõtlik mõlkidele, kriimustustele ja deformeerumisele. Madalama prooviga sulamid nagu 18 või 14 karaati pakuvad ideaalset tasakaalu ilu ja kulla väärtuse vahel ja vajalikku vastupidavust, et ehe kestaks palju aastaid. Et paremini illustreerida, kujutage ette, et ehitate silda. Te ei teeks ju kogu silda ülipehmest materjalist, eks. Kasutaksite materjalide kombinatsiooni, mis pakuvad vastupidavust, kestvust ja paindlikkust just õiges vahekorras. Kullaga on loogika sama. Lisatud metallid toimivad tugevdustena, andes ehtele struktuuri ja pikaealisuse. Nüüd, kui me mõistame, mida karaat tegelikult tähendab, sukeldume selle omapärase sõna karaat ajalukku ja päritolusse. Kas sellel on mingisugune seos inseneriteadusega? Vastus on üllatav. Portugali sõna kilate, inglise keeles karat või mõnes teises keeles samuti karat, eriti kui räägime kullast, on tuhandeid aastaid vana ja pärineb Vana-Kreekast. See tuleneb kreeka sõnast keratioon, mis oli väike seeme jaanikaunapuu viljast, tuntud ka kui pao de joao. Aga kuidas sai jaanikaunaseemnest kulla puhasuse mõõdupuu? Jaanikaunaseemetel oli väga huvitav omadus, sest need olid märkimisväärselt ühtlased nii suuruse kui ka kaalu poolest. Seetõttu kasutati neid seemneid vanasti, kui tänapäevaseid täppiskaale veel ei olnud, loodusliku standardina väikeste väärtuslike materjalide näiteks. Ouro e pedras valiosas. Algupäraselt oli karaat seega kaalühik.
Aja jooksul, eriti kullakaubanduses, arenes see süsteem kaalühikust proportsiooniühikuks, mis näitas puhtust. Kauplejad hakkasid kulla puhul kasutama 24 osa süsteemi ja jaaniseeme, mis oli juba väike kaalühik, andis sellele puhtuse proportsioonile nime. Kas teadsite, et on olemas oluline erinevus kullakaraadi ja vääriskivide karaadi vahel? Kuigi sõna kõlab identselt ja sellel on sama päritolu jaaniseemnega, on selle tähendus erinev sõltuvalt kontekstist. Vääriskivide, näiteks teemantide puhul, on karaat endiselt kaaluühik ning iga karaat vastab täpselt 200 milligrammile. Seega üks karaadine teemant kaalub 0,2 grammi. Samal ajal tähendab 18-karaadine kuld seda, et 75% selle massist on puhas kuld. See on peen, kuid oluline erinevus, et väärtusi mitte segi ajada. Aga kas kullal on olemas parem karaat? Ühtset vastust ei ole, sest parem sõltub sellest, kas vajad seda puhtalt investeerimiseks või väärtuse säilitamiseks. 24-karaadine kuld on eelistatuim, sest sellega saad maksimaalse puhtuse ning tavaliselt leidub seda kangide või müntidena, mida kasutatakse igapäevastes ehetes. 18-karaadine kuld on peetud kvaliteedistandardiks. See pakub suurepärast puhtust koos vastupidavuse ja tugevusega, mis aitab vältida kergesti tekkivaid deformatsioone ja kriimustusi. Brasiilias valmistatakse enamik kõrgekvaliteedilisi ehteid 18-karaadisest kullast. 14 või 10-karaadine kuld, mis sisaldab vähem puhast kulda, on vastupidavam ja tavaliselt ka taskukohasem. Need on tavalisemad riikides nagu Ameerika Ühendriigid, kus eelistatakse kulutõhusust ja suuremat vastupidavust aktiivse elustiili jaoks. Värv võib olla veidi erinev sõltuvalt sulamismetallidest ning kulla sisemine väärtus on väiksem, kuid vastupidavus võib olla suurem. Kui oled siiani jõudnud ja sulle meeldis video, siis kindlasti telli kanal, kui sa pole veel tellinud. Pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ning sind mainitakse meie videotes. Ja kui oled uudishimulik ja tahad rohkem teada meie soovitatud kursuste kohta, siis kasuta siin kõrval olevat QR-koodi või lingi video kirjelduses. Et saada ligipääs mitmetele võimalustele, arendada erinevaid oskusi, mis annavad sinu karjäärile eelise. Kas sa juba teadsid sõna karaat päritolu ning erinevust kulla ja vääriskivide karaadi vahel? Kas investeeriksid puhtasse kullasse või eelistaksid väiksema karaadiga ehteid vastupidavuse huvides? Räägi mulle kommentaarides. Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui soovid meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. Just nii, inseneriteaduse austajad, suur kallistus ja kohtume järgmises videos.